Tere! Minu esimene jutlus autos, aga ma kohe ka selitan, miks ma olen siin. Täna on suure nädala esimene püha, palmipuude püha. Suur nädal kutsutakse ka teistes keeltes näiteks vaikseks nädalaks või pühaks nädalaks. See on kristlaste jaoks maailma ajaloos kõige tähtsam nädal. See nädal, kus Jeesus läks seda teed ristile, aga ka võitis üle surma. Just nagu ma just käisin õues, nägin, kuidas lilled tulevad läbi, kuigi maastik muidu näeb surnuna välja, siis tulevad juba praegu sellised värvikad, ilusad lilled välja. Elu võidab üle surma. Aga enne ülesõusmispüha on meil erinevad pühad ees. Täna siis palmipuude püha. Ja palmipuud või palmioksad on vana selline võidu sümbol. Ja kui Jeesus palmipuude pühal tuli Jeruusalemma linna sisse eeslisälu seljas, siis teda võetakse vastu paljud rahvast oli seal, võtsid teda vastu ja lehvitasid palmipuude oksedega. Ja seda traditsioon muidu on edasi läinud ka, et tihti kirikutes üle maailma lehvitatakse erinevate lehtedega, oksedega. Eestis on traditsiooniks, et lehvitatakse pajupuude oksedega, nagu mul siin on, ja hüüakse seda sama hosannat, mis tol ajal Jeruusalemmas hüüti. Hosanna tähendab anna päästmist praegu. Ta võeti niimoodi vastu, seda hüüti tihti ka kuningatele ja paljud, kes oli sinna tee ääres, kui Jeesus tuli sisse, ilmselt arvasid, et ta oli tulnud selleks, et võita Jeruusalemma linna. Et võtta võimu üle, kui ilmalik kuningas. Nemad ei tundnud teda kõik nii hästi, nad ei teadnud kõik, et tema oli öelnud enda kohta, et minu riik ei ole sellest maailmast. Ta ei tulnud selleks, et saada maailma ega Jeruusalemma kuningaks, vaid ta tuli selleks, et saada inimeste südamete kuningaks, taeva kuningaks, rahu kuningaks. Ja just sellel palmipuude pühal tuleb ta linna sisse kui alandlik kuningas, kes tuleb teenima, sest ta tuleb eeslisälu seljas, mitte hobusesälu seljas või eeslisälu seljas. See oli just ühe vana prohvetisõna täideminek. Nimelt pidi Messias tulema eeslisälu seljas kui rahu kuningas linna sisse. Niimoodi on öeldud Sakaria raamatus, mis meil Piiblis on. Kui ta oleks tulnud selleks, et võtta üle võimu Jeruusalemma, siis ta oleks ilmselt tulnud hobuse peal. Tänapäeval ilmselt väga ilusa autoga, sellepärast istun täna autos. Mul on Toyota. Võib-olla oleks ta mõni muu autoga tulnud kui Toyota võimalik. Või ta oli võib-olla tulnud tanksiga, ma ei tea. Aga ta ei tulnud sellise väga kalli autoga ega midagi sellist, ta tuli lihtsa eesliga. See on see esimene lugu, mis selle palmipuude pühaga on seotud. See teine lugu on midagi, mis juhtus vahetult enne, kui ta ratsutas eeslisälu seljas linna sisse. See juhtus tema sõprade juures. Tal oli 3 sõpra, nimelt Maarja, Marta ja Laatsarus ühes külas, mille nimi oli Emmaus. Ta oli seal söömas koos oma jüngritega. Nad olid laua ümber
Ja ühel hetkel hakkab siis üks õde seal, Maarja, võidma tema jalgu sellise väga kalli õliga või salviga, mille nimi oli nardussalv. Selle peale ütleb üks jünger nimelt Juudas, see, kes suurel reedel teda reetis, tähendab ööl vastu suure reede teda reetis. Tema hakkab protesteerima, ütleb, et aga oleks ju võinud seda salvi müüa ja aidata vaeseid, sest neid oli ju tol ajal palju. Aga Jeesus kinnitab, et just praegu see on õige. See ei ole raiskamine, ei ole mõttetu, vaid Maarja võidab teda õliga või salviga tema surmale. Sest Jeesus juba teadis ette, et ta pidi surma seal, kui ta tuleb Jeruusalemma sisse. Ja juutidel oli selline komme, et nad võisid surnukehad õliga. Üks teine tähendus oli muidu see, et just jalgad võidmine tähendas ka, et sind võiti uue teenistusala sisse või teenimisosa sisse. Ja üks kolmas tähendus sellest on see, et sõna Messias tähendab tegelikult võitu. See, kes on võitud õliga, see on heebra keeles Messias, kreeka keeles Kristus, ladina keeles Kristus, ka eesti keeles Jeesus võitu tähendab see. See, kes on võitud õliga. Ja see ei ole raiskamine, see, mis Maarja tegi. See ei ole raiskamine, kui sa kasutad osa oma rahast kiriku ehitamise heaks näiteks. Või kasutad oma aega selleks, et olla palves, käia teenistustel. Paljude inimeste loogika järgi on see aja ja raha raiskamine. Aga on halb raiskamine olemas, aga on ka hea raiskamine olemas. Selline raiskamine, mis on Jumalale meelepärane. Kui sa kasutad oma raha või oma aega temaga või temale. Üks näite, üks väga kuulus basiilika Barcelona linnas, La Sagrada Familias, seda hakkasid nad ehitama aastal 1882 ja endiselt ehitavad. See läheb nii ilusaks, on kõiksuguseid detaile, uskumatu ilus, aga nii palju aega, nii palju raha selle peale raisatud. Aga ma ei usu, et Jumala silmis on see raiskamine. See on midagi muud. See on just nagu, kui sa oled armunud ja sa kutsud oma kallis kutsud teda restoranile sööma. Sa ei hakka mõtlema selle peale, et nüüd läheb nii palju raha. Vaid sa tahad anda talle just kõige paremat, mis sul on. Kõik seda aega, mis sul on. Ja selline tahab Jumal olla meie jaoks. Et me ei hakka mõtlema liiga palju selle üle, kui palju aega või raha, vaid et me teenime teda, kes on meie taeva kuningas, meie rahu kuningas, meie südamete kuningas. Sellel on väärtus sõltumata inimeste loogikast. Jääme palvesse. Hea Jumal, me täname sind selle eest, et sina oled hea kuningas, sa oled tõesti tulnud maailma meid teenima, meid päästma, meid muutma, rohkem sinu moodi, rohkem sinu sarnaseks.
ja sa ületad meid. Sa näitad meile, et on mingi teine loogika olemas kui see loogika, mis siin maailmas on. Kus kõik mõõdetakse raha või aja järgi, aga on olemas teistsugune loogika sinu juures. Me palume, õpeta meile olla palves, õpeta meile tunda sind, õpeta meid lugeda sinu sõna, evangeeliumid, õpeta meid võtta sind vastu oma elu kui kuningas rõõmuga, nagu nad tol ajal tegid Jeruusalemma linnas, võtta sind vastu oma südamesse. Issand, me toome sinu ette kõik, kes nendel päevadel on hirmus, kes kannatavad, kes tunnevad, et elu on väga raske. Sest ei ole nagu me oleme harjunud, peame üritama püsima toas. Ei saa elada seda elu, mis me oleme tahtnud. Aga samas siin on uued võimalused, aita meid seda aega kasutama ja ole nendega, kes on haigeks jäänud. Õnnista ja hoia neid ja tee issand terveks. Ja siis täname issand, et me saame palvetada ka ja tulla sinu ette nende sõnadega, mis sa oled meile õpetanud, et me ei pea alati leidma ise sõnu, vaid saame neid vanu sõnu kasutada. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma paale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõsku oma paale sinu üle ja andku sulle oma rahu, isa ja poja ja püha vaimu nimel. Aamen. Nägemist.